reseteevelt ja ma küpsetan täna porgandikooki kakaoglasuuriga. Ma tulin selle mõtte peale niimoodi, et kuna minu emale meeldis teha porgandikooki, siis tal juhtus siuke apsakas, et ta kaotas selle retsepti ära. Siis ta lubas mul otsida internetist, et äkki leian ülesse. Siis leidsingi ühe toreda retsepti. Olen abiline Annika. Kõigepealt ma koolin porgandi ära ja riivin selle peenikeseks ja siis saame edasi minna. Hästi. Miks sa seda porgandikooki üldse täna mulle siin tutvustad? Sellepärast, et see oli nagu üks huvitav retsept, kuna meil kadus kodus üks teine retsept ära. Teie peres siis armastatakse porgandikooki? Jah, on need tervislikud. Tore. Kas sellega on porgandit lihtsam koorida kui noaga? Selle koorijaga? Jah, on küll. Sellega saab kiiremini. Nii, ja nüüd on riivida. Porgandit läheb koogi jaoks vaja 350 grammi ja võiks riivida peenema riiviga. See porgandi riivimine on ikka päris suur töö. Kas seda saab kuidagi teistmoodi ka teha, kui käsitsi riivida? Ja on olemas ka elektriga, kus lihtsalt pead vajutama ühte nuppu ja porgandi tulemusest riivistada. See on hästi kaval nipp, et kellel on elektriga riivimismasin, et siis saab kiiremini selle porgandi ära riivida. Hästi tugevalt on vaja vajutada, porgand on hästi kõva. Päris hästi tuleb välja. Nii, ja kui porgand on riivitud, mis me siis hakkame tegema? Nüüd paneme siia sulatatud või 150 grammi ja segame ära. Ja see on või vaja ära sulatada, eks ole? Või on siis nüüd sulanud? Ja nüüd võib selle ära porgandi sisse. Ahah. Väga ilus näeb välja. Siis tuleb see ära segada seal, jah? Võtan selle kausi selle ära. Kui palju seda segada on vaja, et hästi nagu segamini oleks või võtta? Niimoodi, et enam kõik need porgandid siin sees oleks nagu kaetud selle. Õige koos. Ja järgmiseks on muna vahustamine. Ahah. Mitu muna sul vaja on selle koogi jaoks? 3. Paneme selle sisse. Siia samme paneme sisse. Ja munasid saab ka erinevat moodi siis katki lüüa, et sul tuleb see kausiservale löömine ka hästi välja. Oled sa noaga ka proovinud või? Ei, sest ükskord ma lõin liiga tugevasti ja see läks väga katki. Minul juhtus viimati selline asi, et muna lihtsalt kukkus põrandale maha. Ma ei tea, kus ma selle kausis nii mööda panin. Need kokades juhtub ikkagi nii mõndagi. Kui tulevad munad ära vahustada. Kui palju suhkrut vaja oli? 180 grammi. See oli retseptis 2 detsiliitri all. Ahah, 2 detsiliitrit on 180 grammi suhkrut. Ja paluks ka mitte sassi ajada, et retseptis ütleb seda, et segage kuivainet kokku, et ei paneks suhkrut sisse enne. Ahah, et suhkrut ei segaks siis jahuga näiteks kokku, et tegelikult tuleks suhkur ja muna oma vahel segada. Nüüd läheme mikserdama. Mikserdama? Mina saan niimoodi, et porganditele panen selle munavahu ennem, sest kuivainet tuleb viimasena panna.
hästi. Tasuks ennem veel läbisega tegelikult kuivmeid seada, sest muidu võib minna kook siukeseks nagu näts. Jääb nagu tükke sisse niimoodi. Ja ühest kohas. Et hästi tähtis on siis selle kooki juures segamine. Porgand oleks siis selle võiga hästi koos ja munaga hästi koos. Jahu sees on üks teelusikas soodat ja küpsutuspulbrit. Need on siis hea selleks, et seda ainult kerkiks hästi. Oleks kohe porgandikook. On nii, jah? Jah. Vorm võiga ära määrida. Aha, aga määrime siis vormi võiga. Missugune vorm sul peaks on? Mul on kaasa võetud ümarvorm, siis peaks olema umbes 20 sentimeetrit niimoodi läbimõõt, jah. See on väga mõnus plätserdamine. Nüüd võib panna vormi. Hoian? Vormi hoian? Arvad, et ta jookseb eest ära? Esimene kord jooksis. Ahaa. Natuke tuleb siluda, et ta ühtlane oleks siin vormis. See nagu segad selle sees läbi ja peal igasugune tekkeni teha. Mustri siia peale joonistada. Jaa, aga glasuuriga saab pärast jumala hästi teha. No nii. Ongi siis ahju panemiseks valmis. Temperatuur panna. Saab ka olla 200. Aga võime ka siit panna siis jälle poole. Nüüd hakkame ootama. Jaa, nii kaua saab teha glasuuri, aga selle võiks teha siis, kui sul hakkab juba kooki ahjust välja võtma, siis see kook peaks olema jahtunud natukene. Ja võib välja võtta. Just. Ja, rühmad. Väga hea. Ilus kook. Kollane. Ja nüüd on siis vaja kohe võtta lahti, või? Ma ta lahti see, et siis ei jahtu. See kerabki rohkem peab kagutama. Ahah, liigu. Ja senikaua glasuuriga kuidas jahtub. Nii kaua kook jahtub, nii kaua on vaja glasuuri teha. Või ja siis suhkru kakaopulber. Ja siis alla sabukoor. Sa võid juba selle sisse võtta. Ta muudab selle tükkimiseks, siis läheb tumedamaks. Väga ilus. Šokolaad. On see põrkenud šokolaad? Viskliga saab mustri peale teha. Ja siia nagu lained sisse, kui see nagu jahtub rohkem ja nagu jahedamaks, siis peaks see jääma nagu ilusam. Et natukene võiks oodata, et ta taheneks nii-öelda jahtuks ja siis saab paremini selle mustri sisse keerata. Et kui ta on soe, siis ta nagu läheb jälle tagasi see mustra. Ja nagu lained põhimõtteliselt, siis see on ilus. Väga hea mõte teha siis selline porgandikook hoopis sünnipäevatortiks. Aitäh sulle selle vahva retsepti eest ja kindlasti maitseb see väga hästi.